Tere, armas teeline! Alustan täna ebatraditsionaalselt. Mulle meenus just üks tekst pühast kirjast mõtiskluse alguseks. Taavet ütleb 119. laulus salm 105. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Seega, Jumala sõna on küllaldane selleks, et me ei peaks komistama, et me võiksime liikuda suunas, kuhu Issand tahab meid kanda. Aga tänane mõtisklus haarab Kolossuse kirja 2. peatükki. Ja siit sammhaaval püüame lahata ja leida, mida Paulus kolosslastele kirjutas ja mida ta meile kirjutas ühenduses sellega. Esimene tekst, mida ma Kolossuse 2. peatükist tahan lugeda, on pärit salmidest 16 ja 17. Ja püha kirjutab järgnevalt. Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma ega mingi püha või noorgu või hingamispäevade pärast, mis on tulevaste asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus. Kas sinult on kunagi küsitud, miks pärast sa hingamispäeva pead? Mis sul viga on? Võib-olla on selle nädala meelest peetavat salmigi kasutatud tõendina selleks, et sinu ajusid paika panna. Ometi ei kirjutatud seda teksti 4. käsu ümberlükkamiseks, vaid vastuseks eksitustele, mida õpetasid koguduses mõningad inimesed. Millised need eksitused siis olid? Esiteks nimetatakse selliseid valeõpetusi tarkuse õpetusteks Kolossuse 2. peatükis, inimeste pärimuseks, mis vastavad maailma algainetele ja ka mitte Kristusele. See hõlmas ka ümberlõikamist ja juudi pühade pidamist, käsikäes juudi puhtuse rituaalide ja toiduga seotud ettekirjutustega. See hõlmas inglite kummardamist või katset jäljendada kummardamises ingleid. Ja lõpuks põhines see inimeste käskimisel ja inimlikel õpetustel ning võis olla seotud askeetlike tavadega. Sellised õpetajad olid silma nähtavalt religioossed ja muidugi ka siirad, nii paistis välja, aga nende evangeeliumist arusaamises olid tõelised lüngad. Täna näeme, millised need olid. Kord Hiob küsis, aga tarkus, kust seda leitakse? Ja kus on arukuse asupaik? Paulus vastab sellele küsimusele Kristuses, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Kui meil on Kristus, siis on meil kõik, ka elu mõte, täieliku mõistmise kogu rikkus. Tema kaudu on ilmutatud Jumala saladus, millesse on kokku võetud kogu lunastusplaan. Aga mis eesmärgil Paulus seda epistlit siis kirjutas? Loeme pühast kirjast Kolossuse 2. peatükist esimesed 7 salmi. Sellepärast ma tahan, et teil oleks teada, kui suur võitlus mul on teie ja laodikialaste pärast ja kõikide pärast, kes mu palet lihas ei ole näinud, seega meie kõik. Et saaksid kinnitust nende südamed, olles kokku liidetud armastuses ja täielise mõistmise kogu rikkusesse ning tunnetaksid Jumala saladuse, Kristuse, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Seda ma ütlen selleks, et keegi teid ei petaks meelitavate kõnedega. Sest kuigi mina liha poolest olen eemal, olen ma siiski vaimus teiega ühes ning olen rõõmus, nähes teie head korda ja teie kindlat usku Kristusesse. Otse kui te nüüd olete vastu võtnud Kristuse Jeesuse Issanda, nõnda käige temas, juurdunuina temasse ja rajatune temale ning kinnitatuina usus, nõnda nagu teid on õpetatud ja olge ülevoolavad tänus. Ma usun, et tähelepanelik lugeja märkas, kuivõrd Kristus keskne on Paulus oma teoloogias. Kreekakeelne sõna parakletohosin tähendab julgustatud või kinnitust saanud. Pauluse soov Kolossa usklikud kokku liita kristlikus armatuses, mitte lihtsalt aidata neil ära tunda valeõpetajaid. Mõlema tegusõna puhul kasutatud ajavorm julgustatud ja kokku liidetud näitab Pauluse kindlust, et see epistel saavutab ette nähtud eesmärgi. Samas kiitis Paulus, et näeb usklikke korda ning nende kindlat usku Kristusesse juba näeb.
Kreekakeelne sõna taksis, tõlgitud kord, kasutatakse Uues Testamendis siis, kui viidatakse Aaroni ja Melkiseedeki preesterlikule korrale. Paulus rakendab seda aga korra kohta koguduses, kaasa arvatud siin. Mõnikord kaldutakse koguduse korda ja organisatsiooni pidama lihtsalt kiriklikuks tavaks, millel pole teoloogilist tähtsust. Sa panid tähele. Aga kui Paulus kirjutab jumalateenistusele kohasest väärikusest ning täpsustab, kuidas valida koguduse vanemaid ja diakone, on näha, et ta kaitseb väga hoolikalt korda koguduses. Nende meetmete abil säilitatakse ja avaldatakse Jumala tarkust ja piibli õpetusi. Niisiis kord ei ole armastuse vastand. Õige õpetuse tulemusena, mida kolosslased olid Pauluse abilistelt saanud, oli ta usus kinnitatud. Seda ei saa kõigutada, sest see toetub kindlale piibellikule alusele, mis, kui sellest kinni peetakse, aitab usklikke kaitsta eksituste eest, mida kuulutavadki õpetajad, kes ei toetu pühakirjale. Kuidas oled sina kogenud vajadust korra järele oma isiklikus vaimulikus elus? Kui me võtame Kristust tõsiselt, nii looja kui ka lepitaja ja lunastajana, kuidas me peaksime siis elama? Kas on üldse oluline, kuidas me elame? Kas ma saan olla kristlane, Kristuse järgija, nagu ma väidan, ja elada nii, nagu mina ise tahan? Laseme pühakirjal vastata. Johannese 13 peatükk. Jeesus ütleb, sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Mattuse 7 peatükk. Jeesuse sõnad, hoiduge valeprohveteist, kes tulevad teie juurde lammaste riideis, aga seestpidi on nad kiskjad hundid. Ja nüüd tuleb see tähelepanelik võti. Nende viljast te tunnete nad. Ega viigemarju nopita kibuvitsust või viigemarju ohakatest. Ja 2. Korintuse 5. peatükist me loeme, niisiis kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Uskliku elu annab tunnistust, kas ta on üldse usklik. Kristlus ei ole pelgalt intellektuaalne tõega nõustumine, see on muudetud elu. Aga kuidas elada muudetud elu kristlasena? Kolossese 2.6 ütles, nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse vastu võtnud, issandaks, nõnda käige temas. Elada kristlasena tähendab kõike Kristusega seonduvat omaks võtta. Ja siin on mul nüüd valmis pandud 7 võtit, kuidas olla tõeline. Oluline on, keda oma ellu võtame. Võta Kristus vastu isikuna, mitte pelgalt õpetuse kogumina. Ometi ei saa elavat sõna Jeesust lahutada kirjutatud sõnast, Jeesusest. Sest Johannese 1. peatükk salm 1 ütleb, sõna on Jeesus. Ja Johannese 1.14 lisab, sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Jeesuse palve isa poole, mida nimetatakse Johannese evangeeliumis tema ülempreesterlikuks palveks, ta ütles, pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Seega pühakiri, mida sinagi saad käes hoida, see on just see, mida sina vajad. Jeesus pühitseb meid. Jeesus on sõna. Jeesus on tõde. Efeesuse 2. peatükk lisab, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Apostlite ja prohvetite alus oli mis? Jumala sõna. Seega tähendab Kristuse vastuvõtmine ka tema õpetuste, sõna vastuvõtmist. Ainult pühakirja kaudu saame me tunda Jeesust. Seega elada kristlasena tähendab võtta oma ellu ja kõndida temaga. See ongi teine võti. On oluline, et me kõnnime koos temaga. Mitte ainult ei võta oma ellu teatud põhimõtteid, mis meile sobivad. Sedagi on hea tegelikult teha, kuid see ei ole kõik. Usk ju väljendub elus, suhtumises, käitumises, tegudes.
mitte ainult intellektuaalses tõega nõustumises. tõde on antud selleks, et meid muuta. Johannese 14:6 ütleb, Jeesus teatab, mina olen tee, tõde ja elu. Seega Jeesus on tõde. Tema üksnes muudab meid. Seega ela kristlasena, nagu sa teda vastu võtsid, nii ka käi temaga. 3. võti. See on oluline, kuidas sa temaga käid. Meil on võimalik teda vastu võtta armust usu kaudu. See on õigeks mõistmine. Me käime temas alistumisega ja usu kaudu. Alistumine tähendab surma vanale eluviisile ja usu kaudu Kristusesse, seega Kristus elab minus usu läbi. Pühitsemine on see protsess, mida tema meist teostab. Kolosse 2. peatükk salm 7 ütleb, olge juurdunud ja üles ehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud ja olge ülevoolavad tänus. Elades kristlastena, ole sügavalt istutatud temasse, usus rajatud. 4. võti. On oluline, kuhu oleme istutatud. Kas oleme istutatud liivale, mis liigub, või kaljule, Kristusele Jeesusele? Kas oleme istutatud inimeste traditsioonidele või Jumala sõnale, nagu on kirjutatud? Kas oleme istutatud uhkusele ja egole või Kristuse alandlikkusele, nagu see nähtub tunnistustest? Kas oleme istutatud Kristuse odavale armule või võrratule armule? Kas oleme istutatud legalismile, tegudele keskendunud religioonile või usule Kristusesse? Kas oleme istutatud valeõpetustele ja filosoofiale või ainult Jumala sõnale? Tähendamissõna külvajast selgitab meile midagi. Seal on jutt seemnest, Jumala sõnast. Ja me küsime, kas oleme istutatud temasse. Prohvet Jesaja ütleb 61. peatükis, tema annab Sioni leina ja lauba ehte tuha asemele, rõõmuõli leinarüü asemele, ülistusrüü kustuva vaimu asemele, et neid nimetataks õigluse tammedeks, issanda istanduseks, millega tema ennast ehib. Jumal istutab meid tema sõna autoriteedile ja evangeeliumi ilule, mis ehib issandat. Efeesuse 3. peatükk ütleb, me oleme juurdunud ja rajatud armastuses. Astume sammukese edasi. Elades kristlasena kasvame temas ja saame üles ehitatud temas. Siin ongi 5. võti. On oluline, kuidas me kasvame. Tõelise kristlase kasv ei seisku kunagi. Ta kasvab jätkuvalt. 2. Peetruse 3. peatükk ütleb, aga kasvage meie issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse armus ja tunnetuses. Temale olgu austus nii nüüd kui igaviku päevil. Mida tähendab kasvada armus? See on tegelikult vaimu vili elus. Kasva Jeesuse tundmises, sõna tundmises, lahutamatu kasva armus ja tundmises. Tema sõna tundmine viib Jeesuse tundmiseni, aga Jeesuse tundmine viib tema sõna tundmiseni. Vaadake, kui lähedalt need on seotud. Jeesus oli kord sunnitud ütlema oma kuulajaskonnale, Mattuse 3. peatükk, ent kirves on juba puude juure küljes. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Ela kristlasena, ela rõõmsameelsena, tänus ülevoolavalt. Siin on 6. võti. On oluline, mille üle me rõõmustume. Piibel ütleb, olge ülevoolavad tänus. Me rõõmustame, sest me oleme osa pühade pärandist. Sellepärast, et ta annab meile jõudu. Me rõõmustame, Kristuse rahu valitseb meie südames. Jumal on meie isa. Meie saame jätkata siiralt palves tema usaldamist. Kolosse 2:8 ütles, vaadake,
et keegi teid ei riisuks tarkuse õpetuse ja tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele ja mitte Kristusele. Ela kristlasena, ole valvas valeõpetajate ja valeõpetuste suhtes. 7. võti kõlab nii: on oluline, keda me usaldame. See on täielik võimalik, et me võime langeda valeõpetuste lõksu. Kui me võtame omaks valeõpetused, siis me tegelikult aktsepteerime hoopis teistsugust evangeeliumi. Me aktsepteerime inimlikku autoriteeti pühakirja autoriteedi asemel. Kas me usaldame hunte lambanahas? Kas me usaldame kunsttaimi, mis näevad väga ilusad välja? Kas me usaldame Jumala sõna? Oluline, kui liigume edasi Kolossuse 2. peatüki juurde, mis ütleb, usalda Jumala sõna valeõpetuste asemel. Niisiis, kuidas elada kristlasena? Kolossuse 2. peatüki põhjal. Siin olid need. Esimene võti. Oluline on, keda me vastu võtame. Võta Kristus vastu isikuna, mitte ainult õpetuste kogumina. Teine võti. Oluline on, et kõnnime temaga. Mitte ainult intellektuaalne tõega nõustumine, tõde peab meid muutma. Kolmas võti. Oluline on, kuidas me elame. Võta tema vastu usu läbi ja käi temas usu läbi. Koge õigeks mõistmist ja pühitsemist usu läbi. See on see, mida Jumal meis teeb. Ainult kui me anname võimaluse talle selleks. 4. võti. Oluline on, kuhu me oleme istutatud. Istutatud Kristusesse ja Jumala sõna autoriteedi alla. 5. võti. Oluline on, kuidas me kasvame. Me kasvame armus ja tundmises ja teadmises. 6. võti. Oluline on, miks me rõõmustume, mille üle me rõõmustume. Ja 7. võti oli, keda me usaldame. Paulusel tuli tegeleda mitmesuguste tüliküsimustega. Ja me saame nendest lugeda Kolossuse 2. peatükist salmist 11-15. Ja temast te olete ka ümber lõigatud ümberlõikamisega, mida ei toimetata kätega, vaid lihaliku ihu äraheitmise teel, Kristuse ümberlõikamisega, kui teid ühes temaga maha mäeti ristimises, millest teid ühes üles äratati usu läbi, mis on tegev Jumala väes, kes tema surnuist üles äratas. Ka teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ümberlõikamata lihas, on ta ühes temaga teinud elavaks, andes meile andeks kõik üleastumised. Kui ta kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega, see oli meie vastu ja selle ta kõrvaldas, seda risti külge naelutades. Ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad ning tegi nad avaliku pilka aluseks, võidutsedes nende üle jällegi Kristuses. Kui sageli oleme näinud, et neid kirjakohti, eriti salmi 14, kasutatakse vääriti, väitmaks, et hingamispäeva enam ei pea pidama, see pole Uue Testamendi teema. Neid kirjakohti aitavad mõista 2 peamist tõlgendust. Esiteks, pühakirja kohaselt, nagu sa praegu kuulsid, ristile naelutati võlakiri, mis on meie vastu. Esitatud süüdistuste nimekiri. Sarnane Pilatuse paberitükiga ehk kirjaga, kui Jeesus ristil rippus. Teiseks, ristile naelutati Moosese kirja pandud tseremoniaalseadus. Kui vaatame seda salmi laiemas kontekstist, näeme, et see räägib selgelt tseremoniaalseadusest. Pauluski viitab kätega tehtamatule ümberlõikamisele, see tähendab südame ümberlõikamisele, vastandades seda ilmselt lihalikule ümberlõikamisele, mis oli tseremoniaalseaduse üks tähtsaim säte. Seega seostab Paulus sisemise muutuse lihaliku ihu äraheitmisega ning ristimisega vette kastmise teel. Sellise ristimisega samastame end Kristuse surma ja ülestõusmisega.
Niisugune uskutuleku kogemus on siis võrreldav tõsiasjaga, olite surnud üleastumistes. Ja Kristus on teid elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised. Siin leidus ka sõna määrused. See osutab seaduslikele dekreetidele, olgu ilmalikele või religioossetele. See kreekakeelne sõna esineb ainult Pauluse kirjutistes ning osutab tseremoniaalseadusele, mis moodustas vaheseina juutide ja paganate vahele. Kuna Paulus on juba osutanud pattude andestamisele ja sisemisele muutusele, mida ristimine kujutab, on ebatõenäoline, et ta naaseb sama teema juurde teistsuguse kujundi kaudu, mida pühakiri kuskil mujal ei kasuta. Küll aga näitab Paulus rõhutavat samasugust mõtet nagu kirjas efeeslastele, et Kolossas olevat paganlusest pöördunud usklikud ei pea muretsema tseremoniaalseaduse järgimise pärast, sealhulgas ümberlõikamise ega puhastamisseaduste pärast, mis sellise kohustusega kaasas käisid. Loomulikult ei anna Paulus mõista, et ristile naelutati 10 käsku, sest mujal ta ütleb otsesõnu, et patt on Jumala 10 käsust üleastumine. Aga nüüd on aeg lugeda edasi samast Kolossuse 2. peatükist salmist 16. Sellepärast ärgu ükski mõistku kohut teie üle sööma või jooma ja pühade ja noorkuu või hingamispäevade pärast, mis on vaid tulevaste asjade vari, kuna ihu on Kristuse oma. Ärgu siis võiduandi teilt riisugu ükski, kellele meeldib alandlikkus ja inglite austamine ning kes tungib sellesse, mis ta nägemuses on näinud, lastes ilmaasjata ennast täis puhuda oma lihaliku meele poolt. Ja kes ei pea kinni peast, kelles kogu ihu kokku liidetakse ja koos hoitakse kõõluste ja sidemete abil ning kasvab Jumala poolt seatud kasvamist. Tänase päevani pole õpetlased ühel meelel, millistele probleemidele Paulus siin täpsemalt tähelepanu pöörab. Aga ühes oleme me kindlad, et Pauluse epistel ise annab üsna palju teavet selle kohta, kuidas juutkristlaste mõju lõhestas kogudust, kuna enamik liikmeid oli pärit paganate seast. See tähendab, et juutidest usklikud surusid peale tavasid, mille järgi koguduse liikmetel polnud tingimata vaja enam elada. Kolossuse 2.16 on loetud mitu tavapärast juudi kommet, mille pidamist osa kristlusesse pöördunud juute ilmselt jätkas. Salmis 18 üksikosad sobivad samasse konteksti. Jeesus kritiseeris usujuhtide hulgas esinevad alandlikkuse teesklemist. Qumrani kirjarullidelt saame teada, et mõnes juudi jumalateenistuse käsitluses tõsteti silmapaistvalt esile ingleid. Seega sarnane probleem, millega Paulus Kolossa puhul silmitsi seisis, tõenäoliselt teiste probleemidega, millega ta mujal kokku ka puutus. Kolosse 2.16 on kristlaskonnas olnud suureks komistuskiviks, siis on oluline vaadelda seda üksikasjalikumalt. Pöörame tähelepanu järgnevatele mõttekohtadele loetud tekstist. Tõsiasi, et Paulus kasutab siin sõna siis ehk mõningas tõlkes sellepärast, annab märku, et tegemist on järeldusega, mille ta teeb varem öeldust lähtuvalt. Eelnevalt jäeti kõrvale otse ümberlõikamise vajadus, kuna oluline on seespoolne südame muutus. Siis me leiame sellest tekstist väljendi sööma või jooma. See osutab söögi ja joogi ohvritele, mida iisraelased templisse kaasa tõid. Siis on seal kirjas väljend mingi püha või noorgu või hingamispäevade pärast. Saab lähemalt iseloomustada ilmselt Hosea raamatu 2. peatüki abil, kust leiame sarnase pidupäevade ülesmärkimise, kus loetelus on ka tseremoniaalsed hingamispäevad näiteks. Sellest salmist arusaamiseks on väga oluline panna tähele Pauluse enda tõlgendust, et need on tulevaste asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus. Kõnealused tseremoniaalsed päevad nagu ohvridki suunasid pilgu Kristuse tegevusele.
Me usume ja teame, et hingamispäev seati sisse juba Eedenis, loomisel, enne pattu tulekut ja kaua aega enne, kui pühaamu tseremoniaalne ohvriteenistust tarvitusele võeti. Järelikult ei saa me seda käsitleda kui varju, mis pidi pärast risti ära kaduma. Nüüd tahaks aga mõne sõna rääkida sellest, kas traditsioon või Jumala korraldus ehk Jumala käsk. On juba ammu täheldatud ja juhtub tänaseni see, et paljud inimesed solvuvad rohkem rikutud traditsiooni kui Jumala käsu rikkumise pärast. Inimene võib pühakirja eiramise peale õlgu kehitada, kuid võib saada maruvihaseks, kui keegi rikub traditsiooni või tava, mida piiblis isegi pole kirjeldatud näiteks. Jeesus käsitles just seda laadi probleemi. Jeesus noomis Markuse 7. peatükis, öeldes, et te rikute Jumala käsku, et pidada kinni oma traditsioonidest. Loeme Markuse 7. peatükist. Jeesaja on teist silmakirjatsejatest õigesti ennustanud. Ilma aegu teenivad nad mind, õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Sest te hülgate Jumala käsu ja peate inimeste traditsioonist kinni. Te hülgate Jumala käsu, et pidada kinni traditsioonist. Peab vahemärkusena kindlasti märkima, et Jeesus ei olnud traditsiooni vastane. Jeesus mõistis hukka traditsiooni seadmise Jumala seadusest kõrgemale. See oli see, mida Jeesus ütles. Piiblis meil on vaja ilmselt eristada kahte seadust. Esiteks, moraaliseadus. Selle me leiame 2. Moose 20. peatükis ja 5. Moosese raamatu 5. peatükis. Selle kohta saame öelda järgnevat. Jumala moraaliseadus on igavene, universaalne ja muutumatu. Tänapäeva inimesel on võib-olla seda raske mõista, et midagi on muutumatu, aga Jumala seadusega nii on. See põhineb Jumala iseloomul. Jeesus kinnitas seda, et see nii on, ja Paulus toetas seda oma mitmetes tunnistustes. Kuid on veel ka teine seadus, millest piibel paljus räägib. See on tseremoniaalne seadus. Seal lahutamateks osadeks olid ohvrid, rituaalid, pühad ja varjud. Pühamusüsteemiga seotud tsiviil- ja puhtuse koodeksid. Need kõik osutasid Kristusele. Aga nüüd, kui Kristusest sai meie ohver, lakkasid need süsteemid olemast vajalikud. Kaua sa varju ikka vahid, kui sa näed tõelisust? Millele Paulus siin osutas? Kuid lisandused, laiendused ja inimlikud traditsioonid. Jeesus nimetas nende kohta lihtsalt, need on inimeste käsud. Paljud arvavad, et kuna Paulus ütles, et rituaalid ja korraldused on täidetud, peab ta silmas moraaliseaduse tühistamist, arvatakse, kuid see ei ole tõsi. Paulus ei ole kunagi sellist asja välja pakkunud. Kuulake miks. Esiteks, moraaliseadus paljastab pattu. Tseremoniaalseadus osutab ravimile, milleks on Kristus. Kuid ravimiga lõpeb tseremoniaalseadus, aga moraaliseadus jääb alles, sest see näitab meie vajadust Kristuse järele. See paljastab pattu. Piiblist mõningad näited, kuidas inimeste traditsioon kaalus üles Jumala seaduse. Toon näiteks 1. Markuse 7. peatükist korbaani traditsioon. Kõlab võõrastavalt võib-olla. Variserid lubasid inimestel vanemate eest hoolitsemist kõrvale hiida, pühendades kogu oma raha templile. Kuid see, nende traditsioon, rikkus otseselt Jumala 5. käsku, mis ütleb, austa isa ja oma ema.
See näitab, et traditsioon on antud juhul Jumala selge käsu ülene. Järgmine asi, hingamispäeva koormat. Nii Luuka kui Johannes evangeeliumis räägitakse mehest, keda Jeesus tervendas. Varissarid said väga vihaseks. Miks? Sest see mees kandis oma matti, millel ta oli lebanud. Nende lisatud hingamispäeva reeglid varjutasid puhkuse ja halastuse tõelist tähendust. Jeesus nimetas neid väga õigustatult silmakirjatsejateks, kuna nad lubasid härja lahti siduda, aga Abrahami tütart ega poega mitte terveks teha. Siis olid veel olemas kätepesurituaalid. Sa võid neid leida Markuse 7. peatükist. Jüngrid ei järginud vanemate kätepesu traditsiooni. Variserid käsitlesid seda patuna, kuigi Jumal polnud seda kunagi käskinud. Jeesus paljastab nende prioriteedid öeldes, puhtad käed olid neile tähtsamad kui puhas süda. Veel üks näide. Abielu rikkumiselt tabatud naise kividega surnuks viskamine Johannese 8. peatükis. 3. Moose 20. peatüki kohaselt tuleb nii mees kui ka naine kivideks surnuks visata, kui on tuvastatud, et nad on pattu teinud. Kuid seal evangeeliumis tuuakse Jeesuse juurde ainult naine. See on ju ilmne toora rikkumine. Nendel traditsioonidel põhinev lõks püüab tühistada Jumala õigluse ja halastuse. Ja viimane näide. Kümnise maksmine piparmündist ja ürtidest, ignoreerides samal ajal õiglust. Jeesus ütleb, et nad pidasid kinni oma pisikestest traditsioonidest, kuid ignoreerisid seaduse kaalukamaid aspekte, milleks olid õiglus, halastus ja usk. Mida me saame siis eelpoolt öeldud silmas pidades öelda? Ära sina lase traditsioonil varjutada ilmutust ehk Jumala sõna. Traditsioonid ei ole oma olemuselt halvad ehk kurjad. Need saavad juhtida, korraldada ja ühendada. Aga kui traditsioonist saab püha ja Jumala käskudest saavad valikulised soovitused, on midagi tõeliselt paigast ära. See oli variseride keskne probleem ja sellest võib kergesti saada tänapäeva koguduses samuti probleem. Kristus tuli taastama Jumala seadust selle õigele kohale, kultuuri, tavade, rituaalide ja eelistuste ülesena. Mida siis saame öelda? Kaitse end kaasaegse variserluse eest. Kas meid solvab rohkem see, kui keegi rikub meie traditsiooni, kui see, kui ta rikub Jumala käsku? Kas me ülendame inimlikku kõrgemaks sellest, mida Jumal lõi? Kas me hindame teisi harjumuste järgi, mille oleme ise välja mõelnud, mitte Kristuse poolt nõutud iseloomu järgi? Pidage meeles, moraaliseadus ilmutab Jumala südant. Traditsioon ilmutab meie harjumusi ja tavasid. Ainult üks neist peaks olema meie jaoks siduv. Inimeste käsud nõuavad välist vastavust. Jumala käsud nõuavad sisemist muutumist. Kristus esitab meile väljakutse seada esikohale see, mis on igavene. Hoida lõdvalt seda, mis pärineb kultuurist ja kummardada teda vaimus ja tões. Nii nagu inimesed apostlite päevil püüdsid traditsioonide ja filosoofiaga hävitada usku pühakirja, nii püüab õiguse vaenlane ka tänapäeval kõrgema kriitika, evolutsiooni, spiritismi, teosoofia, panteismi meeldiva esitamisega juhtida hingi keelatud radadele. Paljude jaoks on piibel nagu lamp ilma õlita, kuna nad pöörduvad oma mõtetes spekulatiivsete uskumuste poole, mis toovad vaid vääritimõistmist ja segadust. Nõnda nimetatud kõrgem kriitika
lõpetab oma oletuste, piiblitekstide üksteisest lahutamise ja rekonstrueerimisega usu piiblisse kui jumalikku ilmutusse. See röövib Jumala sõnalt väe juhtida, kontrollida, ühendada ja hingestada inimelu. Spiritismi kaudu õpetatakse suurtele hulkadele, et inimese enda soov on kõrgeim seadus. Vabadus seisneb kombelõtvuses ning inimene kannab vastutust ainult iseenda eest. See on täna kaasaegne pilt. Kristuse järelkäijatel tuleb puutuda kokku meelitavate kõnedega, mille suhtes hoiatas apostel Kolossusklikke. Kristuse järelkäijatele esitatakse spiritistlikke tõlgendusi pühakirja kohta, kuid ta ei tohi neid vastu võtta. Ta peab oma häälega selgelt kinnitama pühakirja igavesi tõdesid. Kirjutatud on, nii nagu täpselt ka toimis Jeesus. Hoides oma silmad Kristusel, peab ta liikuma kindlalt edasi märgitud teel, heites kõrvale kõik vaated, mis ei ole kooskõlas Kristuse õpetusega. Tema mõtiskluste ja uurimise aineks peab olema Jumala sõna. Ta peab kindlalt pidama piiblit Jumala hääleks, mis kõneleb otseselt temale, ja nii leiab ta Jumala tarkuse. Olgus need ka sinu suunised järgnevateks päevadeks peatse kohtumiseni.